Nii, tere jälle, olen Maila müstilisest maailmast. Nii, nüüd vaatame siis, mida toob septembrikuu, veebruarikuus sündinutele. Niimoodi. Et ennem iga kuu peale ma natukene räägin siin juurde ka algusesse, et mul on seal väiksed muudatused nüüd lehe peal, nii et Facebooki lehekülg on nüüd sama nimega Maila müstiline maailm nagu see YouTube'i lehekülg. Nii et seal saate, teil tuleb kohe midagi uut teadet siin hüppab välja. Et siis te saate mind leida sealt ja mulle kirjutada ja jätkuvalt saab isikliku Messengeri peale ka kirjutada. Nii et nüüd mul on siis kaks kohta, kus kohas ma siis järjest hakkan vaatama õhtuti, kes mida kirjutanud, kes mida on soovinud. Niimoodi. Suvi on nii kiiresti läinud, täna on nii ilus ilm, et ma mõtlesin, et ma teen väljas selle ennustuse värgid nii kaua, kui siin on võimalik, pilvi küll koguneb, aga praegust on veel väga ilus. Päikse kätte ei saanud minna, muidu on silmad kinni kissis ja siis on teil väga tore vaadata, kui kogu aeg on mingisugune silmad kissis. No vot, nii, vaatame siis veebruarikuus sündinutele, mida siis teile tuleb veebruarikuus sündinutele, mida siis september teile toob, mida toob september. Nii, vaatame. Nõnda. Annaks. Vaata, teie peate küll ka mingitest loosimistest, kõikidest asjadest osa võtma, sellepärast, et siin tuleb ja tööalaselt saadab teid edu muideks. Et siin võib isegi olla mingi, kellel on siis edutamist, kellel on palgakõrgendus, kellel on siis liikumist kuidagi sellisele paremale positsioonile, et lõpuks teid märgatakse. Nii, ja mingi väga hea teade on kohe siin kuu alguses tulemas ja see näitab ka rohkem sellist teie esile kerkimist, rohkem sellist paremat elu, paremat positsiooni, siis rahaliselt kuidagimoodi ikkagi ka läheb paremaks teil siin. Perega seotud tulevad mingid uudised, võib-olla tuleb pere juurdekasvu, ükskõik kas siis kust maalt siis mis iganes. Et siin võib olla, vaatame korraks, tahan vaadata. Ei, ma tahtsin vaadata lihtsalt kas see kurekaardi juurde, et mis siia tuleb. Ja kuna nüüd see töökaart on seal kõrval tegelikult, sellel kurekaardil, et mis on ka siis pere ja pereväärtused kõik ja pereliikme kodu loomine, pereliikme lisandumine, aga kui nüüd töökaart on kõrval, siis võib ka olla niimoodi, et teie töökollektiiv võib suureneda, et sinna võib liikmeid juurde tulla. Nii, siis teie ise, et asju, olukordi, lahendusi, mida te olete siis otsinud enda jaoks, siis nüüd näitab niimoodi, et need lahendused, kui siiamaani pole vilja kandnud see lahenduste otsimine, siis need lahendused nüüd jõuavad teie juurde ise, et teie ei pea otsima. Te lihtsalt peate olema avatud ja lahendused tulevad teie ellu ise. Teil ka on see maskide langemine, teid märgatakse, julgete ka rohkem ennast väljendada ja öeldagi välja, mida te tunnete, kui te siiamaani pole, ja seda just tööalaselt. Niimoodi. Nõnda, vaatame siis järgmisi, siin näitab ka täpselt sama jälle, on mingi teate, saan kohe vaatama. Siin on ka töö, täitsa lõpp. Teil on üks igavene töökuu veebruarikuu omad. Kõigepealt tuleb, muidugi koduga seotud mingid asjad on tõesti siin head uudised, head teated ja kodu ja kodutoetus on väga ilusasti olemas. Siis mingil määral on, arvatavasti on siis, siin on jälle selline, rohkem nagu selline piiratud vabadus. See on, sealt võib tulla, kuna kaardid ümber on mõlemad on meesterahva kaardid ümber, üks on siis oma mees, aga kui nüüd meestele seda kaarti laduda, siis ütleks niimoodi, et võimalik, et te võite võtta hästi palju
teiste kohustusi endale, kellel on siis vanematega seotud kohustused, mis on siin ka muidugi tuleb välja täitsa võib-olla, ja siis oma kohustused ka lisaks, ja siis on siin veel ka töökohustused, siis tulevad, siin täiesti crazy värk tuleb niimoodi, et siin tuleb ka, jah, siin tuleb ka siis teie jaoks tähtis naine, et siin ei näita, see ei ole suhtealaselt, et see on okei, et ütled just, et ei ole suhtealaselt, eks ju, et siin võib tulla küll, suhtealaselt võib ka tulla sellist kohtumist, kohtute kellegi uuega ja sealt võib tulla mingi selline sõprus välja. Ja kuna see on töökaardi kõrval, siis see võib tekkida töö kaudu. Nii, aga muidu jah, hästi palju tööd, et hästi tööalane selline seis tuleb teil. Nii, kus ma nüüd jäin? Ma jäin nüüd siia. Nõnda moodi. No vot. No näed, hakkavad hüppama välja teile. Meeskonna töövõrdsus, partnerlus, niimoodi, mentorlus, võimu jagamine. Siin tulevad sellised märksõnad. Võivad ka vastastikused huvid. Niimoodi. Uusi võimalusi siin näitab, et võivad tulla teil uued võimalused, midagi avastate, midagi leiutate juurde. Kui ennem oli see meeskonnatöö võrdsus, siis võib-olla siis tuleb töö juures selliseid, teetegi mingisugused uued kokkulepped, loote mingid uued ideed võivad siin tulla. Aga jah, see on selline, et on rohkem ikka tööalaselt. Nii, vaatame, mis siin veel tuleb. Naistele jälle, naiselik jõud tuleb rohkem. Siis on nõnda, kohe loen edasi. Niimoodi. Hakkate sättima endale mingist uusi eesmärke selle suunas siis liikuma. Siis on, et teile on hästi tähtis see kuuga rohkem kui siis varem, järelikult selline iseseisvus, vabadus ja te julgete olla teie ise. Nii et väga huvitav on see, et teie erilisus, teie isikupära, te julgete rohkem seda välja tuua. Niimoodi. Siis on jälle teile samamoodi nagu eelmisel jaanuarikuuma, teile tuli samamoodi, et ärge laske mõistusel vahele segada endale, et tuleb rohkem usaldada oma tunnet. Et võimalik, et teil on tunnetus tegelikult ju hea. Veebruari inimestel on ju tunnetus väga hea, tuleb rohkem usaldada. Keha vaim peaksid olema ilusasti tasakaalus ja kui ei ole, siis tuleb viia tasakaalu. Niimoodi näitab teile ka, et olge avatud uutele huvitavatele võimalustele ja siis kuu lõpupoole näitab teil juba siin, et teil tekivad juba selline harmoonia, siis on selline oma jõu teadvustamine, hakkate rohkem iseendale tähelepanu pöörama. Jah, tekib sisemine rahutajud, lähevad tugevamaks, et selline rahulolu ja graatsilisust näitab siin kuu lõpupoole ja teil samamoodi jälle, nagu eelmistelgi, on need diplomaatia, vaherahu ja niimoodi, et mingisugused olukorrad, mis on teil siis olnud tekitanud pingeid ja arusaamatusi, et need nüüd ilusasti lahenevad. Aga pigem isegi see olukordade lahenemine jaanuarikuus oli vist rohkem tööalaselt, aga siin näitab teil just ka nagu
just nagu teie endaga, ükskõik kellega suhtes siis, kui on olnud sellised pingelisemad suhted. Et läbi rääkida oskate ilusasti, hästi rahulikult kuidagi võtate, sellepärast et te olete leidnud endas selle teatud tasakaalu. Nii, kirge tuleb siin teile tuleb siin sellist, te ise muutute kirglikumaks, elavamaks, soojemaks, siis on niimoodi, et teie elu võib tulla naisterahvas, kes on siis jah, kuna see on kuninganna kaart siin, tulekuninganna, siis teile võib selline hästi selline, noh, ikka ka selline kärts-mürts naisterahvas tulla, kellel siis on seda tuleelementi käitumises rohkem kui sellist tasakaalukamat ja kes siis ise on, noh, naisterahvad olete, eks ju, siis kui te olete siiamaani olnud sellised vaiksemad, veebruarikuu omadel on ju nii, noh, tavaliselt on ikka niimoodi, ongi hästi tasakaalukas, hästi vaiksed, hästi niimoodi, siis nüüd tuleb teile seda kirge ja kärtsu-mürtsu juurde, aga see on selline teineteisi arvestav, siis tuleb sellist sensuaalsust juurde, selline soojus ja kõik on ja te kirega kuidagi see on selline ilus, selline soe kirg, et see ei ole põletav, vot niimoodi. Nõnda, see sai siis räägitud teile. Nii, loodetavasti te saite siit sellest endale igaüks midagi, mis teid siin kõnetas, vaatame edasi. Nii, et siis jah, et see kõik, mis ma siin praegust panen selle kuu kohta, et see on rohkem selline üldine, et kui on okei, muutus, sutsukene masendus siin näitab ka, et kui tahate isiklikku lugemist, et siis saate mulle kirjutada, aga ma ütlen teile niimoodi, et noh, kirjutage, aga ma ütlen teile, et te väga ruttu ei saa seda niimoodi, et ma ei saa teid kuskile vahele pista, sest mul on küll kirjutatud, et kui keegi jääb tulemata, langeb ära, on ju, et äkki siis ma saan kirjutada ja vahele pista. Teate, seda juhtub väga harva, kui keegi tõesti on mingi ootamatu olukord või mingi terviseasi, et ei saada, aga kõik, kes on ikka oodanud kuu-poolteist oma ajakest, et nad inimesed ei loobu nii kergesti. Niimoodi, et siis lihtsalt peate varuma endale sutsukene aega, et neid kuuprognoose vaatate mul siin lehe pealt ja siis kui on mingid isiklikud teemad või on vaja lahendadagi mingid sugumustreid ja et noh, siis saate mulle kirjutada, siis saame kokku leppida ajakese. Nii, vaatame. Veebruarikuus sündinud, mis teile siin siis veel näitab? Nõnda. Nii, uusselda, nii armas, lõpus on väga ilus, lõpus on sellist ilus ellus, võimalik hoolitsus ja võimalik isegi, et ongi nii, et kui kes on juba ammu oodanud omal pereliikme lisandumist, et see ikkagi saab selle pereliikme lisandumise, aga siin kuu algus on natukene tuleb siin mingit masendust, sellepärast et kogu aeg see on vist üldisest seisust on niimoodi, et selline, noh, ühesõnaga elekter on õhus, et sellist ärritusi võib tulla, et see näitab jälle seda, et te peaksite, et mitte ummikusse sattuda, et siin võib tulla mingid olukorrad, mis tundusid teile ebaselged, et siin näitab isegi, et teile võib see selgus tulla, aga jah, et mingisugune teatud masendus tuleb siin just ütleks nii-öelda selle septembrikuu 2.-3. nädalal, sellepärast, et see läheb kuidagi hästi kiire. Terve see aasta muidugi on olnud hästi kiire. Mõtlesidki, et alles ootasid seda kevadet ja siis ootasid seda suve ja nüüd mõtled, et ei tea, kus see suvi on juba kõik kadunud. Et kas tuliuupuse aasta on tõesti hästi kiire olnud. Et siin on jah hästi palju muutusi ja siis ja isegi kui teile tundub, et te olete nagu tuulelipp, on ju, te võite ennast tundagi niimoodi. Siis, ja see võib teid masendusse viia, aga võtke lihtsalt keskenduge, katsege rohkem keskenduda või lihtsalt mõtlete, et las
las see hull kuu saab mööda, et küll siis läheb paremaks. ja ega läheb ka. nii jah, et lõpuks on jah, mingid ummikseis võib tulla, et sealt siis te muidugi tulete ilusasti välja. Siis on siin selline kaart, mis on salakavaluse kaart. Ma tahan täitsa vaadata, misega seotud see on. Et teil võib olla nii, et te tahaksite olla rohkem teadlik, mis teie ümber toimub, aga mingid asjad on, mis on teie jaoks vajavad selgust ja teie võib tunduda, et midagi võidakse teie eest varjata või mingi kaalus, siis ma kohe vaatan sinna peale, kas see on. Ei, see ei ole, see on lihtsalt, teate, see on lihtsalt teie tunne, et teil tuleb sellest tundest välja saada ja te saate ka muidugi ilusasti. Niimoodi. Ja ongi siin jah, selline elluse kaart ja kes siis on, kellel on kellegi eest hoolitseda või või näiteks teie eest hoolitsetakse, et kuu lõpp tuleb siin hästi imeline, hästi ilus ja hästi sellist ellust ja armastust täis. Nii et väga vahva. Niimoodi. Vaatame edasi. Nii. Mis annavad siis need jumalannade kaardid soovituseks? Nii et iga kaardipakk hõlmab selliseid erinevaid valdkondi, et nüüd ma saan aru, et see Kipperi kaardid, nendega ongi võimalik rohkem on siin töökaarte, muidu selles tavalistes Lenormandi kaartides on töökaarte on suhteliselt vähe. Aga noh jah, need omavahel kooslused, mis annavad need tööasjad, neid on ilusti olemas, aga jah, iga rida on erineva iseloomuga, täitsa vägev. Nii, vaatame, mis siis on niimoodi. Lahtilaskmine, emotsioonide vabastamine. Okidoki, vaata kui hea tuleb soovitus selle peale, teine kaart ka, siht, kuhu sa teel oled. Ühesõnaga peab enda sihist kinni hoidma, oma see siht, mis teil on siis pandud, et selles suunas siis liikuda, aga emotsioonide vabastamine, lahtilaskmine, kuna just siin eelmise rea peal oli tuli sellist muutusi ja masendust ja natuke ärritust ja ummikuse ebaselguse tunnet ja isegi sellist tunnet, et noh, salakavaluse teemad siin ülesse, siis siin on täielikult niimoodi, et soovitus on täiesti lahtilaskmine, emotsioonide vabastamine. Ärge võtke mitte midagi isiklikult. Mõelge lihtsalt niimoodi, et okei, et praegust on niimoodi, okei, las ta olla. Et see on lihtsalt hetkeolukord. Et need tunded on teiste tunded, need ei ole minu tunded. Muidugi saab alati läbi tunnetada, et kas on teie tunded, kas on teiste tunded, aga kuna te olete, kuu on ka ju number 2, hästi tundlik, hästi sensitiivne, muidugi ka hästi selline head diplomaadid olete, siis aga et see tundlikkus ongi see, et te võite tunda ära, kui on keegi kuskil töö juures pingeline, siis automaatselt kandub üle ja te võite tunda niimoodi, et see on teie ärritus. Tegelikult see ei ole teie ärritus. Ja siin õpetabki lahtilaskmist, emotsioonide vabastamist. Ja pange oma sihid paika, mis teie siht on, kuhu te olete teel, mis on teie eesmärgid, mida te tahate saavutada ja liikutagi siis ainult selles suunas ja ei lase üleliigsel mudrul ja müral ennast segada üldse. Asi on kõik teadvustamises. Nii, vaatame siis, mis need rutikaardid siis teile ütlevad. Oho, siin tuleb jah, väga vahva. Niimoodi, natukene tuleb siin maokaart ka ussikaart. Minu jaoks ussikaart tähendab alati kedagi, kes on selline klatsi kadedust, sellist mürgist ütlemist, selline, nii nagu ussikaart ikka on sellise õelutsemine ja vaata, mis siin kirjas on: nartsissistlik käitumine, manipulatsioon, valetamine, kavalus, vargus, reetlikkus, teine naine sekkub sinu ellu. Niimoodi, et siin on siis sellist asja on, et jah, mingi ju siis selline naiselik madu järelikult on ja atraktiivsus. Flirtkutse põnevale kohtumisele, keegi kolmas osapool sekkub sinu ja sinu partneri suhetesse, vaat sulle siis. Aga kuna siin on naise kaart, siis ma arvan, et pigem ütleks siis, et see kehtib rohkem meeste kohta. Nii,
siin on muidugi küll näitab selline, et mingi rahutuse faas, aga siin tuleb lihtsalt hakkama saada. Nii, nõndamoodi. Ütlen väikse selle vihje teile ka veel, et siin võib tulla keegi võib tahta saavutada teie suhtes läbi maagia oma eesmärkide sihile jõudmist. Nii et katsuge siis tunda ära, et mis on tegelik ja mis ei ole tegelik. Ja kui on vaja, siis otsige abi. Nii et kui siin mingi läbi maagia tuleb mingi variant, et tahetakse teie suhtesse kiilu lüüa, siis otsige jah, abi niimoodi, et pange endale igasuguseid kaitseid. Hästi palju on igasugu kaitserituaale ja asju olemas. Et kui tekib mingi olukord, siis saate ju kirjutada ja katsun vastata või helistada. Häälsõnumid võin ka teile täitsa lugeda, siis läheb kiiremini. Et vot niimoodi, vot nii, et vot sulle kõik roosiline. Ja siis tuleb mingisugune sitt viskab sisse, vabandust väljenduse eest, aga vot selline värk on. Sest naistele ütleks niimoodi, et ei soovita maagiat kasutada. Aga ka see, et teil on need tundlad hästi tugevad, et see naiselik tundmus, et kui midagi kahtlast hakkab toimuma, et siis kohe reageerite või kohe otsite abi, sest mehed kahjuks ei tunne ise ära seda, et kui neile on mingisugune nii-öelda ära tinistatud, siis mehed ei tule selliste asjade pealegi ja nad võivad olla hästi sinisilmsed või nii-öelda. Et vaata, kuna see teema siit välja tuli, siis mulle väga kahju, et see tuli, aga ju pidi tulema siis. Nii, et siis vähemalt teate otsida, vaata, mis sinna peale, mis see lahendus on, vaata, mis see lahendus on. Võti südamesse. Väga hea, lahendus ongi armastus. Väga armas. Et ise jääte avatud südamega vestlemine, tunnete avaldamine, siirus üksteisega vestlus rääkimine, et väga, väga lahe. Et ikka on, lahendus on hea. Vot niimoodi, aga jah, et kõiksuguseid võimalikke nippe ja maagiaid on selleks, et kellegi kasutatud on väga palju armumaagiaid, sest mul klientide seas on neid olnud. Kahju öelda, aga ka kes on ise kasutanud ja pärast on hädas olnud ja on ka neid, kelle peal on siis kasutatud ja selle puhastamine on täiesti aeganõudev, aga see on võimalik kõik. Nii et ärge oma murega üksi jääge, otsige abi, ükskõik kas te otsite seda minult või kellelgi teiselt, aga kindlasti otsige abi. Seda ma niikuinii kõiki ka ju aidata, aga vaadaku endale, kes tundub, et teile sobib inimene. Aga jah, ma oskan võtta maha maagiaid, oskan võtta maha needusi ja mul on hästi palju kaitserituaale, mida ma saan teile siis õpetada, rääkida. Kõiki ma selles avatud YouTube'i kanalis ei räägi siin, sellepärast, et ei ole vaja kõiki kaarte lauale ka laduda nii-öelda ja siis lihtsalt küsige kullakesed mu käest. Niimoodi. Nõnda, aga ilusat suve jätku teile, suve lõppu, seda veel arvatavasti natuke jätkub siin, loodetavasti. Ja nautige siis ja ärge laske mingisugust hirmu sisse. Lihtsalt te teate, kui miskitki tuleb, siis teil on alati lahendus olemas ja nii ongi. Nii et väga armas, olge tublid ja nautige suve lõppu. Ja olge endasse vägi ja jõud kõik, võtke kokku. Võt. Ja kui on suhe, mille pärast tasub võidelda, siis võitlete. Kui ei tasu võidelda, siis lasete minna ja ega siis esiteks loodus tühja kohta ei salli ja sees ka on, kui on oma aja ära elanud suhted, siis võib-olla tuleb teie ellu hoopis midagi muud, äkki hoiate kinni millegist, mis enam ammu teid ei teeni. Et siis tehke julgelt need
need uued need, ühesõnaga tehke julgelt neid muudatusi. Nii, tuli praegu üks nali meelde, aga ma ei hakka seda vist rääkima siin, aga hea küll, ma räägin, mul oli üks lahe klient kunagi, et oli niimoodi, et mees jäi talle ka millegiga vahele ja siis lihtsalt ta sai seda teada, ta mõtles, et kuidas ta teeb, onju, kas ta vaatab, kas ta mees räägib talle või see mees ei räägi talle. Ja siis oli niimoodi, et kuna mees mängis lolli ja ei rääkinud midagi ja üritas ka, naisterahvad ju tunnevad ära ju ja väga palju tundlikke mehi on ka, ei ole vaja isegi kahelda selles, siis see naine lihtsalt tegi sellise asja, et ta ilusti pakkis mehe asjakesed, riidekesed kokku, tõstis reisikohvritega, mees tuli koju ja siis ütles, mees vaatas, mis kohvrid need on. Ja siis ta ütles, et sinu uus reis uue kaaslasega on nüüd algamas, et see ei peaks tühjade kätega minema, siis ma pakkisin sulle natukene asju ka kaasa, hädapäraseid vajaminevaid. Et no muidugi, eks sellest tuli pärast mingisugune jama ja lõppkokkuvõttes ega nad ei läinudki lahku. Aga vähemalt sellega see naine ehmatas ikka selle mehe täielikult ära ja siis on nii huvitav on see, et kui ükskõik, kas need on naised või need on mehed, vahet pole, kummast soost sa oled, siis on niimoodi, et kui on pikk abielu olnud ja siis mõtled niimoodi, et just nagu kõik on nii tavapärane, kõik on selline ja siis ikka ju, mis siis on, midagi ise peab ju põnevust ja endale siis lubama, nii et teete ise oma abielu toimivamaks, lisate ise särtsu, aga sellel on ka see, et peab kahepoolne olema, et ühepoolselt ei tee mitte midagi, et teine pool peab ka tahtma, aga keegi peab ikkagi alustama. Aga põhimõtteliselt selles mul läks meelest ära, mida ma teile rääkida tahtsin ja nii lihtne ongi. mõelge ise siis edasi ja kui mul tuleb meelde, eks ma siis ütlen teile. Igal juhul ilusat suve jätku ja täiskäiguga, selge seljaga edasi. Vaat nii. Nipin jälle siin oma väikest seda imevidinat, siis ma pean vaatama, võib-olla peab patareid vahetama, igal juhul ta mingit teatud kaugusest ei taha hästi töötada.